Ja tere tulemast tagasi Matematori YouTube'i kanalile. Täna me räägime logaritmivõrranditest ja see on nii-öelda siis nagu jätkuvideo logaritmi videole, kus me nüüd siis kasutame neid logaritmi õpitud valemeid logaritmivõrrandite lahendamiseks. Aga sellega siis hakkame videoga pihta. Ja alustame siis logaritmi definitsiooniga, mis siis aitab meil lahendada need vastavad võrrandid. Meil on valem, kus on logaritm alusel A, B-st võrdub C. Ja siia me teeme nüüd on võrdväärne sellega, kui A astmelt C võrdub B. Et see meil on siis logaritmi definitsioon ja seda me kasutame kõikide nende ülesannete lahendamiseks. Aga hakkame siis vaatama mõnesid lihtsamaid näiteid, et ma jätan selle valemi siia üles, et me saaks alati selle juurde tagasi tulla ja võtame nüüd, kus logaritm alusel 4 x pluss 1 võrdub 2. Siit valemist me nüüd teame, et x pluss 1 on võrdne 4 ruudus, kasutades täpselt seda sama valemit. Ja siit me näemegi ära, et x võrdub 16 miinus 1 ja x võrdub 15. Logaritmivõrranditega on nüüd üks selline asi, et tihtipeale võivad tulla võõrlahendid, mis tähendab, et me peame igale ülesandele tegema kontrolli. Siin kontrolli tegemiseks samamoodi kirjutan siia kontroll. Arvutame vasaku poole enne, logaritm alusel 4, 15 pluss 1 võrdub logaritm alusel 4 16-st, 16 on siis 4 ruudus, ehk see on 2. Parem pool meil võrdub 2 ja vasak pool võrdub parem pool. Vastus on õige. Ja võtame ühe näite veel, ln x jagatud e-ga võrdub 3. See on täpselt sama, kui me kirjutaks, et e kuubis võrdub x jagatud e-ga, kust me võtame e kuubis, sest et ln on logaritm alusel e, sealt me saame e kuubis, ja siit me näeme, et x võrdub e astmel 4. Ja teeme kontrolli, vasak pool, ln e astmel 4 jagatud e-ga võrdub ln e kuubis, mis on siis 3. Ja parem pool võrdub samuti 3 ja vasak pool võrdub parem pool. Lahend on siin. Järgmine näide, logaritm alusel 2, sulgudes x ruudus miinus 2x võrdub 3. Seda ülesannet me lahendame samamoodi. Me teame, et 2 kuubis peab olema nüüd võrdne x ruudus miinus 2x. Siit tuleb täiesti tavaline ruutvõrrand, kus siis x ruudus miinus 2x miinus 8 võrdub 0, kui me viime kõik vasakule poole. Ja leiame valemiga vastuse, saame, et see on 2 pluss miinus ruutjuur 4 pluss 32 jagatud 2 võrdub 2 pluss miinus 6 jagatud 2. Ehk siis ma kirjutan nüüd siia üles, x1 võrdub 4 ehk 8 kahendikku ja x2 võrdub miinus 2. Kontroll. Kasutame siis x1-ga ennem. Kirjutame x võrdub 4, siis vasak pool võrdub logaritm alusel 2, sulgudes 4 ruudus on 16, miinus 2 korda 4 on 8, võrdub logaritm alusel 2, 8 võrdub 3, parem pool võrdub samuti 3 ja vasak pool võrdub parem pool. See vastus on õige. Ja kontroll, kui x võrdub miinus 2, me saame, et vasak pool võrdub logaritm alusel 2. Nüüd on miinus 2 ruudus on 4 ja siis siin tuleb nüüd võtta miinus 2 korda miinus 2 tuleb meil pluss 4 võrdub logaritm alusel 2, 8 võrdub 3, parem pool võrdub 3 ja vasak pool võrdub parem pool. Ja mõlemad lahendid siin olukorras on õiged. Ja vaatame nüüd ühte näidet, milleks on meil vaja teada valemeid, et lahendada. Võtame logaritm alusel 2, x pluss 5, pluss logaritm alusel 2, x pluss 1, võrdub 5. Kui logaritmid on samal alusel ja me liidame neid, me saame, et see on logaritm alusel 2,
x pluss 5 korrutatud x pluss 1. Ja ma panen siia kandilised sulud ka. Võrdub 5. Ma enne logaritmi äravõtmist korrutan need seal sulgudes läbi, et meil oleks aru saada x ruudus pluss x pluss 5x pluss 5 võrdub 5. Ja nüüd kasutades seda algset valemit siin, saame logaritmi ära kaotada. Ehk siis 2 astmel 5 on võrdne x ruudus pluss 6x pluss 5. Siit me saame, et see on 32 võrdub x ruudus pluss 6x pluss 5. Ja ma jätkan nüüd siit ülevalt poolt, kus me viime nüüd kõik ühele poole, ehk siis x ruudus pluss 6x miinus 5 miinus 32 on siis 27 võrdub 0. Ja lahendame nüüd ruutvõrrandi, x1 ja 2 võrduvad miinus 6 pluss miinus, ruutjuure all nüüd, 36 pluss 4 korda 27 on 108 jagatud 2. Siit me saame, et see on miinus 6 pluss miinus 12 jagatud 2. Ehk x1 võrdub 6 kahendikku ehk 3 ja x2 võrdub miinus 9. Ja ärme unusta kontrolli. Nii, ma kustutasin siin ära, nüüd me alustame nüüd x1-ga. Ehk kontroll, kui x võrdub 3, siis vasakpool meil võrdub logaritm alusel 2. 3 pluss 5 on 8, kirjutan selle kohe välja, pluss logaritm alusel 2. 3 pluss 1 on 4. See siis võrdub omakorda logaritm alusel 2 8 on 3, sest et 8 on 2 kuubis ja pluss 2 võrdub 5 ja parem pool võrdub samuti 5. Ja vaatame kontrolliga, kui x on miinus 9. Ma eraldan ka siit selle joonega, et ei läheks asju. Vasakpool võrdub logaritm alusel 2. Miinus 9 pluss 5 on miinus 4 pluss logaritm alusel 2. Miinus 9 pluss 1 on miinus 8. Ja selle me võime maha tõmmata, sest et logaritmi me ei saa võtta, kui logaritmitav on negatiivne, mis tõttu me saame kohe öelda, et x2 ei ole õige lahend. Ainuke lahend meil on siin x1 ehk 3. Vaatame nüüd siit. Naturaallogaritm x miinus naturaallogaritm x pluss 3 võrdub naturaallogaritm 6. Siin me kasutame siis lahutusvalemit, saame, et see on ln x jagatud x pluss 3 võrdub ln 6. Kui meil on mõlemal pool võrdusmärki, samal alusel olev logaritm, siis me saame need logaritmid ära kaotada. Siin meil on logaritm alusel e, ehk me saame selle ära kaotada ja me saame, et see on x jagatud x pluss 3 võrdub 6. Saame, et see on x võrdub 6x pluss 18. Jätkan siin pool, saan, et see on 5x võrdub miinus 18 ehk x võrdub miinus 18 viiendikku. Ja see on meie vastus. Kuid mõned näevad kohe ära, et meil on siin ln-i sees lihtsalt x, mis tähendab, et meil on juba eeldus, et x on suurem 0-st. Mis tähendab, et see vastus ei sobi. Et seda ei pruugi kohe ära näha, kuid kui kontrolli teha, siis me kirjutaks selle välja ja me näeme, et see on võõrlahend. Nii et sellel võrrandil lahendid puuduvad. Vaatame järgmist näidet. Kui meil on logaritm 6x pluss 12 võrdub logaritm x-ist pluss logaritm 12. Kasutades valemit saame, et see on logaritm 6x pluss 12 võrdub logaritm 12x. Samuti meil on siin samamoodi logaritm alusel 10 mõlemal pool, mis tõttu me saame need ära jätta ja me saame, et see on 6x pluss 12 võrdub 12x. Ja me saame, et see on 6x võrdub 12 ehk x võrdub 2. Teeme ka kontrolli. X võrdub 2, siis vasakpool on meil logaritm 6 korda 2 on 12, 12 pluss 12 on 24,
parem pool on meil logaritm 2 pluss logaritm 12 võrdub logaritm 2 korda 12 on 24 ja vasakpool võrdub parem pool. Et tihtipeale me ei saagi lõppu päris vastust, vaid me peame lihtsalt kontrollima, kas vasakpool võrdub parem pool ja kui on võimalik, siis me saame ka kontrollida seda kalkulaatoriga, et me kontrollikski näiteks logaritm 24 ja me vaatame, et kas logaritm 2 pluss logaritm 12 on võrdne sellega. Lähme järgmise näite juurde, logaritm alusel 3 x-ist pluss logaritm alusel 3 x pluss 6 võrdub 3. Toome sama logaritmi alla kõik, saame, et see on x ruudus pluss 6x võrdub 3. Kasutades logaritmi definitsiooni me saame, et see on x ruudus pluss 6x võrdub 3 kuubis. Ja toome kõik ühele poole, saame, et see on x ruudus pluss 6x miinus 27 võrdub 0. Lahendame ruutvõrrandi, saame, et see on miinus 6 pluss miinus ruutjuur 36 pluss 108 jagatud 2 võrdub miinus 6 pluss miinus 12 jagatud 2, x1 võrdub 3 ja x2 võrdub miinus 9. Siit me jälle näeme ära, et miinus 9 logaritmi sees ei tohi olla, ehk selle vastuse me saame kohe maha tõmmata ja kui me teeme kiire kontrolli, me saame, et see on logaritm 3 pluss logaritm 3 9 võrdub 1 pluss 2 võrdub 3 ja parem pool võrdub ka 3, kirjutan ka siia vasakpool ja vasakpool võrdub parem pool. Ehk x1 võrdub 3 on õige vastus. Vaatame nüüd ühte teistmoodi ülesannet. Meil on logaritm ruudus x-ist pluss logaritm x ruudus miinus logaritm 1000 võrdub 0. Mida siis siin teha? Kas siin me saame kasutada enda valemeid? Jah, me saame 2 tuua siia ette, kuid me ei saa seda 2 siia ette tuua. Ja miks see nii on? Sest logaritm, et meil on valem, kus siis logaritm AB astmel x võrdub x logaritm AB. Kuid siin ei ole tegemist x-i astmega, vaid siin on logaritmi astega, ehk meil on siis põhimõtteliselt seal logaritm x korda logaritm x. Ja seda 2 ei saa tuua sulgude ette. Mis tõttu meil jääb logaritm ruudus x pluss 2 logaritm x miinus logaritme alusel 10 siis 1000 on 3 ja see võrdub kõik 0-ga. Nüüd me teeme sihukese nipi, et me asetame logaritm x võrdub y ja me saame uue võrrandi, kus y ruudus pluss 2y miinus 3 võrdub 0. Lahendame selle ruutvõrrandi, y1 ja 2 võrdub miinus 2 pluss miinus ruutjuur 4 pluss 12 jagatud 2 võrdub miinus 2 pluss miinus 4 jagatud 2. Ehk y1 meil siin võrdub 1 ja y2 võrdub miinus 3. Nii, ja kui meil oli logaritm x võrdub y, siis me saame, et logaritm x võrdub 1 ja siit tulevalt x võrdub 10, sest et see on logaritm alusel 10, et see võrduks 1-ga peaks x olema 10. Ja kui meil on logaritm x-ist võrdub miinus 3, ehk siis siit x võrdub 0,001. Märkisin siia juurde ka x1 ja x2 ja teeme nüüd kontrolli, ehk logaritm ruudus 10 pluss logaritm 100 miinus logaritm 1000 võrdub siis logaritm 10 on 1 ja 1 ruudus on ikka 1
pluss logaritm 100 on 2, miinus logaritm 1000 on 3, võrdub 0. Ja parem pool võrdub samuti 0, vasak pool võrdub parem pool. Ja kui meil x võrdub 0,001, siis vasak pool võrdub logaritm ruudus 0,001 pluss logaritm 0,001 ruudus miinus logaritm 1000. Et seda võib muidugi kalkulaatoriga teha, kuid me saame, et logaritm 0,01 on -3 ehk vasakpool võrdub -3 ruudus pluss toome 2 logaritmi ette, saame 2 korda -3 ja siit tuleb -3 ehk meil jääb 9 -6 -3 võrdub 0, parem pool võrdub samuti 0 ja vasak pool võrdub parem pool. Ja mõlemad lahendid kehtivad siin ülesandes. Vaatame nüüd ühte huvitavamat näidet. Kui mul on ln x astmel ln x võrdub 16. Me saame ln x-i tuua siia ette, sest et meil on valem logaritm. A, b astmel x on sama, mis x logaritm a, b. Ehk me saame, et see on ln x korda ln x võrdub 16 ja me saame, et see on ln ruut x võrdub 16. Nüüd me võtame mõlemast poolest ruutjuure ja me saame, et see on ln x võrdub pluss miinus 4. Me ei tohi unustada ruutjuure võtmisel negatiivset lahendit, sest et meil siin olukorras -4 ruudus ja +4 ruudus mõlemad annavad 16. Ehk me saame, kasutades logaritmi definitsiooni, et x võrdub e astmel 4 ja x võrdub e astmel -4. Teeme ka sellele kontrolli. Vasak pool, kui x on e astmel 4, siis on ln e astmel 4 ln e astmel 4. Võrdub siis, toome samamoodi astme siia ette, saame, et see on 4 korda ln e astmel 4 korda ln e ja selle astme saab uuesti siia ette tuua, mis tõttu me saame, et see on 16 ln ruudus e. Ja ln e on 1 ruudus on 1, saame, et see on ka 16. Ja parem pool on siis samuti 16. Vaatame nüüd, kui x võrdub e astmel -4, me saame, et see on ln e astmel -4 korda ln e astmel -4. Toome samamoodi selle siia ette, saame, et see on -4 ln e astmel -4 ln e. Ja toome -4 uuesti ette, saame, et see on 16 ln ruut e. Ja samamoodi, see on 16. Ja parem pool võrdub samuti 16. Et soovitan see ise läbi teha, et ma võib-olla tegin natuke kiiresti, kuid kui te ise proovite, siis te saate sama lahendi. See näide oli natuke keerukam, kuid ma olen kindel, et te suudate lahenduse leida, kui te natuke mõtlete, mis valemid ja mis võimalused teil kasutusel on. Ja vaatame nüüd viimaseks. Logaritm alusel 4 x-ist pluss logaritm alusel 2 x-ist võrdub 6. Mida nüüd sellises olukorras teha? Meil on vaja logaritmi alust ära vahetada, ehk kasutame valemit. Logaritm alusel a, b võrdub logaritm alusel x b-st jagatud logaritm alusel x a-st. Ja siin ei ole midagi, et mina siis muudan logaritm alusel 4x ära, ehk ma saan siit, et logaritm alusel 4x võrdub siis logaritm, viime samale astmele, ehk ma nüüd valin 2, üles jääb x ja logaritm alusel 2, 4, mis on siis logaritm alusel 2 x-ist jagatud 2-ga. Sest logaritm alusel 2 4-st on 2. Ehk siin ma saan logaritm alusel 2 x-ist jagatud 2-ga pluss logaritm alusel 2 x-ist võrdub 6. Korrutan selle 2-ga läbi, saame, et see on logaritm alusel 2 x-ist pluss 2 logaritm alusel 2 x-ist jagatud 2-ga võrdub 6. Kustutan selle siit eest ära nüüd. Siit me saame, et 3 logaritm alusel 2
x-ist võrdub 12 ja me saame, et logaritm alusel 2x-ist võrdub 4. Ja kasutades logaritmi definitsiooni me saame, et 2 astmel 4 on võrdne x-iga ehk meil x võrdub 16. Ja teeme siia kontrolli, saame, et see on logaritm alusel 4 16 pluss logaritm alusel 2 16, märgin ka siia kontroll, vasak pool võrdub 4 ruudus on 16 ehk 2, 2 astmel 4 on 16 ehk 4 võrdub 6 ja parem pool võrdub 6 ja meil vasak pool võrdub parem pool ja ongi lahendatud. Aga sellega ongi meie logaritmvõrrandite video läbi saanud. Aitäh, et te vaatasite seda videot. Ma loodan, et te nüüd olete natuke mugavamad logaritmvõrrandite lahendamisel, et jah, et ma ei lahendanud igat võimalikku võrrandit siin, kuid ma arvan, et te saite päris hea idee, kuidas neid lahendada ja mis nende peamised nipid on. Kui teile see video meeldis, pange like, jätke kommentaar, jätke midagi huvitavat, mis ma saaks lugeda või andke soovitusi, mida paremini teha, mida järgmises videos teha ja kindlasti tellige seda kanalit, sest et see tuleb mulle väga abiks. Sellega aitäh, et jälle vaatasite Matemamentori kanalit ja nägemist. Ära stressa!